Minu selja taga asub üks Eesti idapiiri kurioossemaid paiku, see on Suur Saabas, kus siis hetkel on läbisõit keelatud. Ja näete, praegu me oleme siin Eestimaa poolel, see tee on Eestimaa poolel, aga juba siit kuskil minu paremal käel 50 meetrit sinnapoole ja me oleksimegi Venemaal. Igal juhul see, et Saatse Suur Saabas on suletud, on ainult julgeolek meie inimestele. Väike-Saatse Saabas on küll avatud, kuid tee ei vii enam läbi Vene Föderatsiooni territooriumi. Siin on hetkel siis tehtud ajutine ümbersõidutee ja siis oleme sulgenud siis sellest väiksest Saatse Saapast läbisõidu mõlemalt suunalt. Intsident 10. oktoobril toimus Suures Saapas, me oleme praegu siin Väikses Saapas. Kas siis selle Suure Saapa intsidendi pärast pidime ka need 30 meetrit nüüd sulgema? No loogiline on, et me sulgeme siis kõik need kohad, kus see tee kulgeb läbi Venemaa territooriumi, et ka see 30 meetrit on ala, mis on teise riigi territoorium ja ka selles 30 meetris meie ei saa oma inimeste turvalisust tagada. Saatse kordoni juhi sõnul ei vastanud liikumine läbi Venemaa territooriumi enam ammu tänastele julgeolekureeglitele, mis tõttu on alati arvatud, et on vaid aja küsimus, mil Venemaa ise oma territooriumilt läbisõidu sulgeb. No nüüd tuli teha seda Eesti poolel. Kus kohas need Vene relvastatud inimesed siin nüüd liikusid? Siin meie selja taga päris või? Põhimõtteliselt küll, sest siin meie selja taga asubki Venemaa Föderatsiooni territoorium ja selles Suure Saapa piirkonnas siis nad liikusidki ja sellel teel, mis siis siit läbi kulgeb. No öelge, milline see ohuhinnang hetkel on? Hetkel Eesti territooriumil ohuhinnang tõusnud ei ole, et meie poolel on ikkagi turvaline ja ma ütleks, et ohuhinnang selles mõttes on isegi meie kasuks läinud, et meil kõige ohtlikum koht oligi see Saatse Saabas, kus tee kulgeb läbi Venemaa Föderatsiooni ja seal meie ei saanud enda inimeste turvalist tagada. Kui Tallinnas tähendab ringiga sõitmine mõnda lisaminutit ummikus, siis Saatse kandis tähendab see vahel kuni pool tundi kruusateid ja lisakütust. Kui palju teie töö ja kodutee siis pikemaks läks? Kusagil 5 kilomeetri võrra, mis puudutab nagu kilomeetreid, aga ajalises mõttes no ma arvan, et 10 minutit peaaegu pikemaks, sellepärast, et see tee on hästi kurviline ja nüüd, kui ongi vihma sadanud, on kuidagi hästi pehme. Muidugi käsi südamel ma ütlen, et see Saatse Saapast otsetee kõvakattega seda mööda oli kiire ja selline tuttavlik sõita. Seal olid kõik käänakud ja kurvid ja kõik asjad olid juba selged ja peas. See võtab lihtsalt kõvasti harjumist. Kindlasti võib-olla mingil hetkel loodeti, et ehk saab mingite vahetustega selle maa Eestile tagasi ja me ikkagi sõitsime täis julguses kogu aeg seda teed ja kasutasime ja üldse ei mõelnudki ju igapäevaselt selle peale, et see maa ei kuulu meile ja me ikka elasime lootuses, et saame ka Saapa tagasi nii-öelda Eestimaale, aga paraku omal ajal on mingid asjad jäänud tegemata, aga jälle ütlen veel kord, et ma tõesti elan siiras lootuses, et asjad lähevad ikka paremaks ja me saame selle uue tee. Väikse Saapa lahendus on hetkel ajutine. Ümbersõiduprojekt on Transpordiametil praeguseks käes ning kui maade omandamisega seal kohe alustada, oleks võimalik ehitushange novembri lõpus välja kuulutada. Suure Saapa kohta on olemas eelprojekt ja projekteerimine jätkub. Kindlasti kõige keerulisem ikkagi need keskkonnateemad, mida me arvestama täna. Me oleme Natuura-alas, seal on erinevad liigid, millega peab arvestama täna, et see on kõige suurem väljakutse, et teha selline teeprojekt, millel on kõige vähem mõju siis Natuura eesmärkidele täna. Muu on juba selline tehniline töö. Täna töötame selle plaani nimel, et 26 aasta sügisel on siis Suur Saapa ümbersõit valmis. Täna on selline plaan.